Ja tere tulemast kuulama, vaatama Škoda Laagri Eesti meistrivõistlusi maanteesõidus. Eesti Jalgrattaliidu poolt kõige tähtsam võistlus sellel aastal, kus selgitatakse siis Eesti meistrid nii temposõidus erinevates vanuseklassides kui ka paari päeva pärast grupisõidus. Samamoodi tulevad seal Eesti meistrid ja tänane päev läheb siis täielikult temposõidu nii-öelda temposõidu tempos. Mina olen Kristo Envaga, tänane kommentaator, proovin ülevaate anda erinevatest sõitudest, erinevatest võistlejatest, nende sooritust hinnata, kindlasti kaasa elada ja tuua teile korralik kommentaarium tänastelt Eesti meistrivõistlustelt. Nagu näha, siis päike paistab, temperatuur on 20 kraadi, tuult, üllatus, väga ei olegi, 3 meetrit sekundis ainult, et täna jääb ainult ratturitel üle võimalikult kiiresti sõita, miski neid ei sega, ideaalsed ilmastikutingimused. Ja siin me oleme kogunud Tallinna külje alla Laagrisse Škoda esinduse ette, kus siis juba stardiveokis esimesed startijad on valmis ja ootavad oma hetke, kui saaks juba rajale kihutada, endast maksimum anda ja loodetavalt teistest konkurentidest kiirem olla. Tänast päeva alustavad siis N16 sportlased, see tähendab siis alla 16-aastased tüdrukud ja juba stardijoonel valmis on ja klippi kingi panemas on Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi rattur Marta Katariina Ruder. Et temal on siis, Martal on täna võimalus avada pidulikult, kuid mitte nii pidulikult selles mõttes, et ega tema läheb ka kõige kiiremat sooritust püüdma tänasele rajale, aga tema avab need Škoda Laagri Eesti meistrivõistlused maanteesõidus. Temal tuleb läbida, nagu ka teistel, siis N16 ratturitel koos siis samal distantsil kohe peale neid tulevad mehed seenior 6, mehed seenior 7 ja mehed seenior 8. See tähendab, et siis kõige nii-öelda kuninglikumas eas olevad meesterahvad, aga jah, Marta Katariina Ruder just saadeti rajal ära. Škoda Laagri Eesti meistrivõistlused on 2020 aastal avatud. Esimene võistleja on rajal ja nüüd kohe tulevadki siis järgmisena juba Eliise Kivistu, kes siis sõitmas Rakke spordiklubi alt. Aga nagu ma rääkisin, siis esimeses stardis nii N16, mees seenior 6, 7 ja mees seenior 8 peavad läbima siin Laagri läheduses 8,6 kilomeetrise ringi. Ring on küll natukene vale öelda, sest see on tagasipöördega, ehk siis 4,3 kilomeetrit ühele poole, kiiresti ümber pöörd ja 4,3 kilomeetrit tagasi veel kiiremini. Ja siin näeme, Eliise Kivistu on valmistumas enda stardiks ja tema proovib siis Marta võimalikult kiiresti kätte saada. Aga jah, 8,6 kilomeetrit siis neid tüdrukuid ees ootab. Eliise Kivistu küll startis meeletu hooga siit platvormilt alla. See on ikkagi selline, ütleme nii, et see on üks suurimaid mägesid tänasel rajal, see sama platvorm siin kohe alguses, et väga selline nii-öelda temposõidule lihtne rada, ei ole ühtegi suurt tõusud sõidu peale, et siis saad väga targalt ennast nii-öelda siis ette valmistada seal rajal, et ühtlaselt sõita, jõuvarusi ühtlaselt ajastada, et kindlasti tagasi tulles juba natukene kiiremini tulla. Aga siin jah, järgmised startijad on siis Anniki Lugenberg, kes siis CFC Jan Kirsipu rattaklubi all sõitev. Ilus sinine vorm seljas, ilus sinine ratas selle vormiga käib kaasas ja sinine kiiver ka, ütleme nii, et kõik on toonis ja neiu on valmis andma endast kõik, et täna Eesti meistrivõistlustel ikkagi poodiumile tulla. Noortele kindlasti on see ikkagi meeletult tähtis võistlus ja kõige tähtsam sellel aastal, et just ikkagi Eesti meistrivõistlustel ennast hästi näidata. Järgmisena on siis Kalevi jalgrattakoolist Marii Isabella Allikberg enda starti ootamas. Kui tänastest N16 ratturite favoriitidest rääkida, siis kindlasti nagu ikka favoriitid stardivad natukene tagapool. Seal ongi siis Pärnu Kalevist Laura-Lisette Sander, enne teda Elisabeth Ebras, enne teda Karolin Surva. Et
see aasta on juba mõned Eesti meistrivõistlused toimunud, on toimunud siis nii kriteeriumisõidus kui ka XCO maastikurattakrossis noortele kriteeriumisõidus. Sama Laura-Liisette Sander suutiski oma paremuse maksma panna ja võitis võidu Anna-Britt Prantsi ja Elisabeth Ebrase. Kindlasti nemad on selle aastase Eesti meistrivõistluste kindlad favoriidid, võiks öelda, et kui sa noorena juba mingil vanuseklassil Eesti meistrist tuled, siis sa oled kindlasti ka teistel vanuseklassidel väga konkurentsivõimeline, et mida edasi läheb, selle rohkem spetsiifilisemaks läheb selline treeninguprotsess ja võistlustel kindlasti siis nii-öelda mõned keskenduvadki rohkem eralistardile, mõned keskenduvad rohkem maastikurattasõidule, mõned on lihtsalt väga head sprinterid ühistardiga sõidus. Aga noorena sa pead kõike jaksama ja kui sa juba ühte siis distsipliini väga hästi jaksad, siis ütleme nii, et väga suur tõenäosus on see, et sa jõuad kiiresti ka teistel distsipliinidel sõita. Aga siin jääme siis Hanna Kaljur Smart Spordist samamoodi ootab oma starti. Näha on, et keskendumine on täielik ja kohe ka tema rajale saadetakse. Ja nüüd ongi temal võimalus ennast näidata. Kui heas vormis on, kas on võimalik täna medalite peale rääkida. Järgmisena siin Kalevi jalgrattakoolist Anna-Britt Prants, kes see aasta väga head sõitu teinud nii Eesti meistrivõistlustel kriteeriumis kui ka Eesti meistrivõistlustel XCO maastikurattakrossis, kus mõlemal võistlusel siis teenis endale hõbemedali. Usume, et Anna-Britt Prants kindlasti tahab need hõbemedalid jätta nii-öelda minevikku ja täna ikkagi see kõige magusam kullakarva medal endale ära võtta. Aga Anna-Britt Prants, Kalevi jalgrattakoolis, kasvandik Ado Heina ja Mallor Türna karmi, aga kindla käe all kasvamas. Kasvamas ka selles mõttes, et mitte ainult niisama kasvamas, vaid ka siis ikkagi võistlussportlaseks kasvamas, et usume, et Anna-Britt Prants annab täna korraliku lahingu teistele eakaaslastele. Järgmisena siis Karoliin Surva CFC jalgrattaklubist. Karoliin Surva kohe ka peaks rajale saama ja peale seda jääbki N16 vanuseklassis ainult 2 ratturit veel startima, Elisabeth Ebras ja Laura-Liisette Sander. N16 vanuseklassis, kes praegusel hetkel stardivad, on siis 9 tublit neiutena rajale minemas ja nende kõige kõrgemate kohtade eestest võitlemas. Aga 2 sekundi pärast ja 1 sekundi pärast ongi Karoliin Surva juba rajal. Järgmisena siis Elisabeth Ebras, kes kindlasti täna üks kindel favoriit Eesti meistrivõistluste siis võidule on. Kohe kõrval on näha, kus treener Ado Hein ja Elisabethi isa Kristo Ebras on autos juba ootamas, et saaks Elisabethile nii-öelda tugevat tausta seal teha ja kui peaks jumala eest, et midagi küll juhtuks, aga kui peaks midagi Elisabeth Ebrasel rattaga juhtuma, siis kohe kiiresti teda aitamas on. Ja siin näeme Elisabeth Ebras, Kalevi jalgrattakooli kasvandik, täna kindel favoriit Eesti meistrivõistluste medalitele on ja tema taga näeme, et tema kange konkurent Laura-Liisette Sander, Pärnu tüdruk, on samamoodi valmistumas, aga Elisabethil näha on, et liiga tõsiselt ei võtagi selline nii-öelda väike naeratus oli ikkagi näol ja valmis pingutama, aga usume, et see naeratus vaikselt kaob siin sõidu ajal ja loodetavalt finišis tuleb jälle tagasi, kui see 8,6 kilomeetrit on endast maksimum antud ja võimalikult kiiresti tagasi siia laagri Škoda esinduse juurde jõutud. Aga siis N16 vanuseklassi stardi järjekorra lõpetab siis Laura-Liisette Sander Pärnu Kalevi Akadeemilisest spordiklubist. Neiu, kes on see aasta tõesti väga kõvat sõitu teinud kriteeriumisõidus, kus ka endale kulla tõi. Täna ta kindlasti tahaks oma medalikappi selle 1 kulla veel juurde tulla ja samamoodi
nagu eelmisele võistlejale Elisabeth Evrasele treener, seekord siis Pärnu Kalevi treener bussiga kohe taha on sõitmas ja kui see pilt korra veel välja tuleks, siis oleks näha, et Pärnu Kalevi bussil ka suur ruupur peal on, millega siis saab ergutada ja noort Laura Lisetet veel kiiremini sõitma. Aga sellega tõesti N16 ratturid kõik juba rajal on. Järgmisena ootame Fjodor Nikolait, kes on siis mees seenior 6 vanuseklassi rattur ja siin ongi siis mees seenior 6, 7 ja 8 nii-öelda oma kuninglikes igades sõitvad ratturid ootavad nüüd oma starti. Imetusväärne on näha, kuidas tõesti võib-olla ma arvan, et paljud meist loodavad, et tulevikus, kui natukene neid aastaid juures on, nii heas vormis on, nagu need meesterahvad siin täna on ja tulevad ka siin Eesti meistrivõistlustel starti ja ikkagi vanus on ainult ju number ja ikkagi pingutada suudavad kõik endiselt ja ma arvan, et Nikolai Fjodorov seda ka kindlasti teeb ja tema valmis on ja tunneb mõnu sellest, kuidas saab võimalikult kiiresti endiselt rattaga siin Tallinna lähistel ringi sõita. Järgmisena siis on meil Viktor Kovernik, Kalevi jalgrattakooli esindaja. Tublid ju Kalevi jalgrattakooli neiud juba rajal on ja Viktor läheb neid seal jälitama. Ei usu küll, et ta nendele noortele tulihingelistele neiudele järgi jõuab, aga küll Viktor mees seenior 6 vanuseklassis ikkagi kõrget kohta läheb püüdma. Mees seenior 6 vanuseklassis on siis 4 võistlejat täna rajale minemas ja Viktor üks neist 4 on. Ja kui rääkida nendest vanustest, mis siis tähendab, kui sa oled Eesti mõistes mees seenior 6 vanuseklassis, siis see tähendab, et sa oled 65 kuni 69 aastat vana. Ja ju peale seda mees seenior 6 tuleb mees seenior 7 ja mees seenior 8. Seenior 7 on siis 70 kuni 74 aasta vanused ja seenior 8 on siis 75 ja vanemad. Et tõesti väga kõrges ja need mehed siin on, aga ütleme nii, et nii nägu kui keha vaadates ei pakuks, et nad nii vanad on, et tõesti kõik siin väga heas vormis on ja ma arvan, et teevad silmad ette nii väga paljudele endast noorematele. Ja Vladimir Bennert Järva-Jaani ratta ja suusaklubist on starti ootamas. Võib-olla viimastel aastatel see rattaklubi seal kindlasti nii-öelda domineeriv on, et suusatamine on natuke raskendatud olnud viimastel aastatel siin Eestimaal, kus seda ilma suusatamiseks ja kui lund tegelikult ei ole kõige rohkem olnud, aga Vladimir Bennert täna näitab, mis puust ta tehtud on ja korraliku võitluse siis ette peab ja järgmisena Aapo Rammo, kes siis ongi mees seenior 6 viimane startija täna ja eelnevad 3 siis läheb rajale püüdma. Eelmisel aastal siis sama Aapo Rammo tegelikult mees seenior 6 vanuseklassis võttiski võidu Vladimir Bennerti, Anti Oodi ja Viktor Koverniku ees, et täna samamoodi 4 ratturit stardis on. Eelmise aasta pronksi küll ei ole, aga Aapo Rammo kindlasti läheb tiitli kaistana praegu rajale ja proovib selle tiitli endale ka jätta, et eelmine aasta ta tegelikult edestas Vladimir Bennertit, kes siis Järva-Jaani ratta- ja spordiklubis sõitis ainult sekundiga. See näitab, et ikkagi väga huvitavat sõitu tuleb siin täna oodata, mitte ainult huvitavat sõitu siis hilisemalt, kui tulevad mees ja naise liitratturid, täna kindlasti kõige oodatuma vanuseklassi ratturid ajale, aga samamoodi siin mees seenior 6 ratturid suudavad korralikult
huvitavaks selle sõidu teha ja kui tõesti eelmise aastal sekundiga ainult Aapo Rammo siit võidu võttis ja siin näeme siis N16 ratturit Hanna Kaljurit just seda tagasipööret tegemas rajal ja tagasi oleme Anatoli Männi juures, kes oma starti ootab. Tema siis juba mees senior 7 vanuseklassi esindaja ja läheb sõitu tegema. Siin Kalevi jalgrattakooli rattur Anna-Brit Prants tagasipöörde tegi väga ilusti, väga tehniliselt õigesti tegi, võttis ilusti suurema kaare ja täpselt selle Apexi nii-öelda selles kurvis üles leidis, ei pidanud liigselt pidurdama ja sai kiiresti kohe kurvist välja kiirendanud. Ütleme nii, et treener, Kalevi jalgrattakooli treenerid on väga head tööd kodus teinud ja ettevalmistus on olnud korralik noortele sportlastele. Ja siin järgmisena peaks siis rajale minema mees senior 7 vanuseklassi rattur Leo Härm, kes eelmisel aastal, vaatame kohe, oli samamoodi stardis, eelmine aasta võttis kõrge 6. koha mees senior 7 vanuseklassis. See aasta kindlasti on loodetavalt veel paremas vormis ja veel kõrgemat kohta püüdmas. Põltsamaa rattaklubi esindaja oli, et tema rajale ka saadetud. Ja järgmisena Kalevi jalgrattakooli esindaja Ülo Treufelt. Ülo Treufelt on väga teenekas professori ja õppejõud ülikoolis ja tõesti ta leiab endiselt väga palju aega, et sporti teha, aga siin näeme Elisabeth Ebras, tänane favoriit, üks favoriitidest siis N16 vanuseklassi võidule väga kiirelt sõitmas ja juba tundub, et tõesti nii, Karoliin Survast juba ette jõudnud. Elisabeth Ebras on rajal ja väga kiiret sõitu tegemas. Huvitav, kas tõesti suudab täna võtta Eesti meistri tiitli ära siis Pärnu Kalevi esindajat Laura-Liis Ette-Sanderilt. Ja järgmisena on rajale kohe minemas siis senior 7 esindaja Johan Laas, juba senior 8 esindaja Johan Laas. Senior 8 ongi siis 3 startijat täna rajale minemas. Johan Laas, Hillar Valk ja legendaarne Kalju Kohv, kes siin juba stardi viokis on. Ja siin näeme siis Johan Laas oma starti ootamas. Tema on siis senior 8 rattur, see tähendab, et siis 75 aastat ja vanemad mehed. Täiesti müstika, mis vormis need mehed on, mis elu nad on näinud ja endiselt siin Škoda Laagri Eesti meistrivõistlustel stardis on leidnud selle aja, et sporti teha, on leidnud selle aja, et võistlustele tule ja Johan Laas, senior 8, siis esimese esindajana rajale on täna minemas. 3 esindajat on kindel, poodiumi koht on neil meestel olemas, aga ega poodiumi koht korralikku sportlast kunagi ei rahuldab ainult võitja ja kindlasti ma arvan, et nendel meestel küll iga juba on, aga ma arvan, selline võistlushimu, võistlusvaim on endiselt sees olemas ja kõiki kõrgeid kohti täna püüdmas on. Ja siis esimesena N16 rattur juba finišis on. Eliise Kivistu on finišisse jõudnud, siis läbinud 8,6 kilomeetrit ajaga 13.53.35. Tema küll startis teisena, aga tundub, et on rajal kätte saanud Marta-Katariina Ruderi ja on esimesena finišisse jõudnud. Eks tema tahtis natukene, võib-olla tal kurb oli, et tema ei saanud pidulikult Škoda Laagri Eesti meistrivõistlusi avada esmastartijana, aga tema sai vähemalt esimene finišeerija olla 2020 aasta siis Škoda Laagri Eesti meistrivõistlustel. Ja see Eliise Kivistu on väga hea aja ette teinud teistele sportlastele ja siin näemegi, et järgmisena tundub, et finišisse on jõudmas Anniki Lugenberg N16 vanuseklassist ja vaatame, kas tema suudab Eliise Kivistu aja üle lüüa.
Elise on väga hea 13.53 aja ette teinud, 8,6 kilomeetrit 13, natuke alla 14 minutiga. Läbida on ikkagi väga-väga kõva sõna ja siin näeme legendaarset Kalju Kohvi ja Hawaii Expressi riietes tänasel päeval sõitmas. Ütleme nii, et vaieldamatult Eesti rattaspordi isa praegu on ja ikkagi täiesti nii-öelda liikuv legend on kõik Tartu rattarallid läbinud see aasta. Samamoodi rasketel tingimustel, kui rattaralli nii-öelda päris täpselt ära jäi, siis tema selle siiski Lillepi ringil Tallinna Spirital ära tegi ja Kalju Kohv on igiliikur ratta seljas. Ja siin näeme Anniki Lugenberg, kes siis seefse vanuseklassis finišisse jõudis. Elise Kivistul aeg temale püüdmatuks jäi, jõudis 15.21-ga finišisse ja nüüd näeme järgmisena tundub, et siin on Anna-Brit Prants kohe finišisse jõudmas, Kalevi jalgrattakooli rattur ta on ja usume, et tema suudab kindlasti või vähemalt proovib iga hinnaga Elise Kivistu aega üle lüüa. Näha oli, et finiši sirgeks väga palju, siis Anna-Brit ei olnud enam jätnud, aga ma arvan, et see näitabki, kui hästi on nii-öelda kogu sõitu siis tempo mõistes tehtud, et eralistardist ei tohikski sisse jääda, kui sisse natukene jääb jõudu, siis oled nii-öelda natukene valestigi sõitnud, et eralistart peab selline olema, kus sa lõpus sa ei suudagi enam ühtegi vändapööret enam teha, aga siis vahepeal jääb finišisse ja nüüd vaikselt need ajad on siin tulemas. Marii-Isabel Allikberg 15.35-ga ja tõesti Anna-Brit Prants, kes siis Kalevi jalgrattakooli esindajana äissa finišisse jõudis, suutis Elise Kivistu aja siis 7 sekundiga üle lüüa. Elise Kivistu väga kiire aja ette tegi, aga Anna-Brit Prants selle siiski üle sõitis. Aga 3 ratturit on veel finišisse jõudmas N16 vanuseklassis ja 3 need kõige kiiremad seal tagant tulemas on ja nüüd näeme Elisabeth Evrast, Kalevi jalgrattakooli ratturit selle aasta Eesti meistrivõistluste kriteeriumi. Kolmas jalg ta oli, Elisabeth Evras ja XEO Eesti meistrik tuli. Vaatame, kas siit tuleb ka täna lisada N16 vanuseklassis ja tõesti näha oli, et kehakeeles tema endast kõik andis rajal, aga kaugel on juba näha, et seefse vanuseklassi rattur samamoodi tulemas ja Elisabeth Evras, võimas sõit peaaegu minutiga oma tiimikaaslasele Anna-Brit Prantsile. Elisabeth Evras siis 12.56-ga täna finišis. Väga kiire aeg ja tagant on tulemas ainult 2 ratturit veel, siis Karolin Surva ja Laura-Liis Ette-Sander finišisse, aga tundub, et Elisabeth Evras on täna kõik endast andnud. Ja mitte niisama kõik andnud, vaid niimoodi andnud, et mitte keegi temale täna vastu ei saa, et Elisabeth Evras tõesti väga kiire ajaga on tulemas. Aga Laura-Liis Ette sealt tagant Pärnu Kalevi rattur on veel, kes peale Elisabeth Evras startis. Tema on veel ainuke, kes suudaks Elisabeth Evrase võidupeo ära rikkuda. Siin finiši sirgel ta on, meeletul kiirusega ta on siin liikumas. Taga treener on hüüdmas veel kiiremini viimased meetrid, mida kiiremini sõidad, seda kirkam medal sulle tuleb ja tõeline finiši kiirendus veel Laura-Liis Ette-Sandrilt ja kohe varsti peaksime teada saama, kas see finiši kiirendus tõi talle võidu täna N16 vanuseklassis või võttis Elisabeth Evras selle kõige kirkama kuldse medali. Kohe saame teada, kui need Laura-Liis Ette-Sandril oli küll võimas finiši kiirendus, aga siiski praegu live tulemusi nähes Elisabeth Evras krooniti Eesti meistriks temposõidus N16 vanuseklassis, kes tegi võimas sõitu ja näitas siis 15 sekundit, lausa 15 sekundit, 8,6 kilomeetri peale ta kiirem, siis pärnakast Laura-Liis Ette-Sandrist oli. Ja siin tänased ka tulemused N16 vanuseklassis Elisabeth Evras, Kalevi jalgrattakooli esindaja, Eesti meister. Täna sellel aastal talle teine Eesti meistritiitel juba on. Elisabeth Evras võimas sõit, teisena siis Laura-Liis Ette-Sander ja kolmandana Kalevi jalgrattakooli rattur Anna-Brit Prants. Napilt poodiumilt välja jäänud Elise Kivistu siis Rakke spordiklubist. Aga siin näeme, et veits vist on probleem ja üks
siis rattur number 116 Anatoli Männi tundub, et oli nii kiiresti sõitis, et tahtis vist natukene liiga kiiresti tagasi hakata sõitma ja tegi väikse valearvestuse, aga kohtunikud seda ei tahtnud talle andeks anda ja pidi natukene seal ümber torbiku tiirutama, ennem kui kohtunik ta tagasi finišisirge poole lasi. Aga tõesti, esimesed medalivõitjad 2020 aasta Škoda Laagri Eesti meistrivõistlustelt on teada. N16 vanuseklassi kuld Elisabeth Ebras, hõbe Laura-Liis Ette Sander ja kolmandana tuli üle finišijoone Anna-Britt Prants. Temposõite on siis tehtud ja need noored neiud ootavad nüüd neljapäeva, kui ma ei eksi, kui peaks olema neil siis nemad ootavad ikkagi laupäeva N16 ratturid, kui neil toimub ühistardiga sõite. Siin samas lähedal Keilas on siis spordi või finišikeskus ja N16 rattureid ootab siis 31,8 kilomeetrit ehk siis rohkem kui 3 korda pikem distants kui täna, aga siis on see võimalus, et üksteisel tuules sõita ja siis oma paremus maksma panna ja kindlasti tänane esikolmik ihkab ka sealt kõrgeid medaleid ja ihkavad kindlasti need, kes täna medalitelt välja jäid, ise medaleid ja vaatame, mis tulemused siin tulevad, aga siin näeme tagasi keeramispunkti siis Ülo Treuffeldi seenior 7 esindajat, eelmise aasta Eesti meister ja tõesti Ülo väga-väga tublisti on sõitmas, väga ilusti selle tagasipöörde võttis, väga hea ratta ja positsiooniga Ülo Treuffelt sõidab ja siin tema vist veel teeb sooja, tema veel päris nii kiiresti võidu ei sõida ja ilma kiivrita ta seda tegi, teile ma seda ei soovita, pealtvaatajatele. Kiiver päästab elusid, kiiver päästab sinu kõige tähtsamat kehaosa, milleks on pea. Ütleme nii, et isegi rattasporti ja eriti rattasporti tegelikult ei saa ilma peata sõita, et pange ikkagi kiiver pähe ja siis teil ohutum on, et Eesti meistrivõistlustel kindlasti mitte mingil juhul starti ilma kiivrita ei saa ja see meesterahvas seal ei olnud hea eeskuju, aga siin näeme finišisirgele jõudmas siis järgmiste seeniorklassi kuuluvat ratturit. Tema ongi siis kohe lõpetamas oma 8,6 kilomeetrist võidusõitu. Huvitav, kas tema suutis kiiremini sõita kui natukene nooremad neiud temast eespool, aga näha on, et tema endast maksimum annab ja tundub, et tema Leo Härm ka on ja tema, mitte Leo Härm, vaid see oli Vladimir Bennert finišis on. Ja finiši sirgele tundub, et on jõudmas üks Kalevi jalgrattakooli rattur. Raske on kohe öelda, kes tema siin on, aga head sõitu on tegemas. Pelalaši poolt vaadates ilusti madal käik on sees ja jalg kerib. Et ega liiga kõrge või nii-öelda liiga raske siis käiguga sõites hakkabki põlve peale ja eriti kui sa oled natukene eakam, siis mida rohkem sa kerid, seda parem sulle endale on. Ja tema finišis on selline mõnus päästevohe tal ka tuli, kui ta üle finišijoone jõudis, et oli õnnelik, et see sõit on läbitud. Ja siin näeme siis number 74 Hillar Valk, seenior 8 esindaja, kes siis esindamas Voorema Centrum klubi värve. Ja finišisirgele on jõudmas Aapo Rammo, eelmise aasta siis seenior 6 võitja. Kas see aasta tuleb tiitlikappi juurde üks Eesti meistrivõistluste kuld, kas suutis oma tiitlit kaitsta, seda peatselt teada saame. Ja Aapo Rammo siis seenior 6 viimane rattur ka oli, kes finišis jõudis ja kohe peaksime
teada saama, mis ajaga tema tuli. Ja siin jah, legendaarne Kalju Koh seda sama tagasipööret on tegemas ja ütleme, no ei ole meest Eesti rattaspordil, kellel oleks rohkem kogemust seda, et sellist tagasipööret teha. Ma arvan, ta on elus seda lugematus kordades teinud ja tõesti väga-väga kiirelt oli Kalju Koh praegu liikumas tagasi. Aga seenior 6 vanuseklassis tundub, et Aapo Rammo tuleb tiitel üle anda. Esialgsete tulemuste poolest võttis selle tiitli Aapo Rammolt siis ära Vladimir Bennert, kes tõesti tänast 8,6 kilomeetrist rada natukene kiiremini liikus kui Aapo Rammo, täpsemalt siis esialgsete tulemuste poolest 15 sekundit kiiremini ta seda tegi ja Aapo Rammol tuleb täna hõbedaga leppida. Aga Vladimir Bennert selle eest Järva-Jaani ratta- ja suusaklubi esindaja täna kulla võtnud. Jah, tõesti, Vladimir Bennert siis eelmise aasta revanži tegi ja siin näeme ka tulemusi, kus küll ka kõik nii N16 kui seenior 6-8 vanuseklassi ratturid koos on, siis näeme, et ükski eakam meesterahvas noorte tüdrukute ajale vastu ei saanud, aga jah, millele vastu sai, Vladimir Bennert sai vastu Aapo Rammole eelmise aasta Aapo Rammo peo tema suutis ära rikkuda ja täna kulla võttis mees seenior 6 vanuseklassis ja Aapo Rammo täna siis hõbedaga tuli leppida. Siin näeme Anatoli Männi seenior 7 vanuseklassist kohe finiši joont on ületamas. Temal oli siis väiksed probleemid seal tagasipöörde kohas. Ei saanudki aru, kas tema ei saanud kohe aru või kohtunik ei saanud kohe aru, kuidas peab tagasi pöörama, aga Anatoli Männi nüüd õnnelikult finišis oli ja tundus, et ei lastunud ennast sellest väiksest vahejuhtumist seal segada ja pingutas ikkagi võiduka lõpuni. Ja aga võidukat lõppu ootame nüüd ka siis Leo Härmelt, kes siin finišisirgel on. Peakohtunik Mihkel Hänits korra siit üle kõndis, aga Leo Härm on oma finišile meetrite ja sentimeetrite poolest kohe juurde liikumas ja kohe tal see võidukas ja samamoodi mitte ka võidukas, vaid natukene ka päästev finišijoon on lõpetatud, sest temposõit on raske ja mentaalselt kurnav ala, kus ei ole sul kedagi teist, kellega nii-öelda raja peal mõõtu võtta, vaid sina võtad ainult mõõtu ajaga ja aeg tiksub armutult. Need mehed kindlasti teavad seda. Aga Ülo Treufelt siis eelmise aasta ja pikaaegne väga kõva siis temposõitja on mees seenior 7 vanuseklassis väga ja positsiooniga sõitmas ja tõesti finišisirgele on meeletu kiirusega lähenemas Ülo Treufelt ja vaatame, kas ta suudab eelmise aasta triumfi korrata. Ülo Treufelt jah, Kalevi jalgrattakooli siis värvides ja ilusas aerodünaamilises kombes on sõitmas ja ka tema üle finišijoone on tulnud siis. Temaga lõpetas mees seenior 7 vanuseklassi. Nüüd ootame veel 3 kõige siis jaakamat mees seenior 8 vanuseklassi rattureid Johan Laasi, Hillar Valku ja Kalju Kohhi. Ja kui mees seenior 7 vanuseklassi kiiremaid vaadata tulemuste poolest, siis tundub, et veel mul esialgseid tulemusi käes ei ole, aga küll varsti saan ka teile öelda, kes olid kiiremad tänasel 8,6 kilomeetrisel rajal siin laagri ümbluses mees seenior 7 vanuseklassis, aga pingsalt ootame praegu seenior 8 rattureid finišisse. Esimesena sealt metsatuka tagant peaks paistma Johan Laas.
aga ega kui need 3 meesseener 8 ratturit finišisse jõuavad, siis ega see veel pelgalt tänast võistluspäeva lõpeta, siin on veel väga palju startijaid. Järgmisena ootame siis kell 12 M16 vanuseklassi, kus on väga palju rattureid, peale seda naisjuuniorid ja siis ka naisseenior 1 ja naisseenior 2 ning ka seenior 3 vanuseklassi esindajad. Peale seda kella 2 on starti ootamas meesseenior 1, seenior 2, seenior 3, seenior 4, seenior 5 startijad ja ütleme nii stardi listi vaadates on kindlasti see meesseenior 1 ja seenior 2 üks kõige populaarsemaid vanuseklasse tänasel päeval, aga finišisse on jõudmas Hillar Valk, kes on kätte saanud enda ees startinud Johan Laasi. Johan Laas siis minut enne Hillar Valku startis, aga Hillar pani sellise tempoga, et jõudis enne teda lausa finišisse. Aga küll ka kohe Johan Laas finišis on ja tagant juba on näha selline kollane põrnikas sealt tulemas. Kalju Koh, legend. Kalju on võimas sõitu tegemas ja tundub küll, kuna tema startis ju 2 minutit peale Johan Laasi. Ma praegu täpselt aega küll ei võtnud, aga Kalju pole mingit vormi kaotanud ja on kohe finišisse jõudmas ja täna tema siis esimese nii-öelda grupi võistlejate ka lõpetab seenior 8 vanuseklassis. Eelmise aasta võitja Kalju Koh seenior 8 vanuseklassis oli ja temal neid võite läbi ajaloo on mitmeid olnud. No ütleme nii, kui mina peaks kõik Kalju Kohi võidud ja poodiumid kokku lugema, siis me jääksime veel mitmeks päevaks siia minu juttu kuulama, aga Kalju Koh üle finiši on tulnud ja ütleme nii, et tundus küll, et tema nendest 3 seenior 8 ratturist tiba kiiremini liikus ja usume, et ka Kalju täna legendaarse siis medali jälle koju endale viis. Aga kui ma vahepeal rääkisin, keda me veel kõike ootame, siis neid sportlasi on täna palju erinevates vanuseklassides veel tulemas. Kella 3 stardivad meil meesspordiratturid ja kella 4 hakkavad startima meesjuuniorid ning peale seda on naiseliit koos ka, nais U23 ratturitega ja tänase päeva lõpetavad siis mees U23 ratturid ning meeseliit. Siis kõige kiiremad mehed ja naised peaksid seal lõpus olema ja tänast päeva siis orienteeruvalt päeva lõppu ootame siis umbes 6:30 paiku, kui viimane starti Oskar Nisu peaks finišisse jõudma. Temal siis muidugi palju pikem siis rada tuleb täna läbida, täpsemalt siis 33,4 kilomeetrit siin laagri lähistel, aga tema seda tõenäoliselt natukene kiiremini ka teeb ja jõukohane see 33,4 kilomeetrine rada kindlasti on. Aga siin väike nüüd mõttehetk on tekkimas. Järgmise siis stardini on jäänud 24 minutit ja siin näeme siis uuesti siis esimese stardi finiši protokolli, kus siis N16 vanuseklassi võitja Elisabeth Ebras, hõbe Laura-Lisette Sander, pronks Anna-Britt Prants ja siin siis lõpupoole on näha, kus mees seenior 6 vanuseklassist võitsis Vladimir Bennert, hõbe Aapo Rammo, pronks Nikolai Fjodorov, mees seenior 7 vanuseklassis kuld Üla Treufelt, hõbe Leo Härm, pronks Anatoli Männi ja mees seenior 8 vanuseklassis, nagu ma arvasin, Kalju Koh täna kõige kirkama medali endale võttis, aga mitte üldse pikalt, ainult sekundiga edestas Hillar Valku Voorema Centrum rattabaasi ratturit ja pronksiga tuli üle finišijoone Johan Laas. Ja siis tõesti mees seenior 8 ratturid, siis 75 või vanemad meesterahvad need olid, siis Kalju Koh, Hillar Valk ja Johan Laas ja Kalju võiduaeg
16.23, keskmine kiirus 31,49. Muljet avaldav, midagi pole öelda, 75-aastasena sõita üle 31 keskmist sellisel siis temposõidul, no ütleme nii, et ma arvan, väga paljud nooremad peaksid mütsi tema ees maha võtma. Aga jah, siis Elisabeth Ebras N16 vanuseklassis tänases esimeses sõidus kõige kiiremat jalga näitas ja tema siis keskmine kiirus ulatus peaaegu 40 kilomeetrit tunnis, 39,88 täpsemalt, siis 12,56,41 tema aeg oli, et 8,6 kilomeetrit läbida. No ma arvan, et sellest neiust me veel kuuleme väga palju siin tulevikus. Tema juba on käed löönud Taani klubi tiim Rütkeriga. Ja nüüd seda finišiprotokolli nähes esimene start on lõppenud. Vahepeal vaatame natukene teadaandeid reklaamidest ja oleme tagasi natukene enne 12, kus starti ootavad M16 vanuseklassi ratturid. Varsti tagasi. Kommenteerib.